Tervist, head kuulajad, tere kuulama järjekordset saadet sarjast Investeerimisideede universum, mida toob kuulajateni KPMG Estonia ja tänases saates me võtame jutuks töö ja palga. Ja kui nüüd lühidalt kokku võtta, kuidas see investeerimisega kokku puutub, siis kui investor vaatab ettevõtet ja otsustab, kas sinna osta selle aktsiad või sinna investeerida, et siis üks väga oluline asi on töökultuur. Kas selles ettevõttes tehakse palju tööd, kas on lootust, et see ettevõte kasvab ja praegu, kus järjest rohkem räägitakse sellest, et tööl ei tohiks olla liiga raske, 4-päevane töönädal ja igasugused era- ja tööelu tasakaalu teemad. Ja samal ajal praktikas me näeme väga sageli seda, et need ettevõtted ja organisatsioonid, kus ikkagi rabatakse hullult tööd ja nii-öelda sõna otseses mõttes tehase põrandal nädalavahetusel magatakse, et siis need kipuvad olla ikkagi edukad ettevõtted. Et selle üle me siis täna arutame. Meil on väga põnevad külalised, et hea meil tervitada Tiina Saar-Veelma, kes on tööõnne ekspert. Tervist! Tere. Ja siis Hanno Lindpere kaassaatejuht KPMG-st. Mina siis üritan Handoga oponeerida, et meil on tööjaotus, et Hando on reeglina optimist, ma olen siis pessimist. Ja Margus Uudam on investor, kes investeerib iduettevõtetesse. Tere, Margus! Tervist! Ja mina olen kaassaatejuht Hando Sinisalu ja just äsja mõni tund enne selle saate lindistust, salvestust tuli selline uudis, et Starbucks, tuntud Ameerika kohvikute kett, on saanud hakkama omamoodi rekordiga. Nimelt selle ettevõtte bossi CEO Brian Nicoli palk oli eelmisel aastal umbes $96 miljonit ja tavaline barista või siis inimene, kes seal kohvi valmistab, tema palk on aastapalk $14 600 ja siis selle bossi ja tavatöötaja palga vahe on $6 666, mis siis väidetavalt on Ameerika Standard & Poor 500 tabelifirmades kõige suurem ebavõrdsus. Ja siis ma otsisin oma statistika üles, et Hando siin mulle ütles, et jah, et vaata kui suur ebavõrdsus, aga tegelikult see asi käib lainetena. Ja kui me nüüd rullime 100 aastat tagasi, siis 100 aastat tagasi, aastal 1912 oli siis Rockefelleri, ma ei tea, millise Rockefelleri palk suhtena USA keskmisesse palka 2,6 miljonit korda. Et kui te mõned nullid sinna lõppu panete, et sööd, et 100 aastat tagasi oli 2,6 miljonit, see ütles mulle 6600, eks ole, seal kopkatega, eks ole, see on nagu köömes. Ja siis väidetavalt, eks ole, et aastal 1982 oli see tunduvalt võrdsemaks muutunud. Daniel Ludwig on siin välja toodud statistika, see oli siis keskmisesse palka 93 000 keskmist palka. Ja siis 2,6 miljoni pealt me olime jõudnud siis 70 aastaga laias laastus, mingi ikkagi, mõned nullid olid sealt lõpust ära kadunud. Eestis... Aga muidugi ebavõrdsemaks ta läheb, see on üldine statistika, aga kui nagu sellist globaalset statistikat vaadata, ega see nüüd nii ebavõrdne ei olegi. Nagu. Eestis selliste star CEO kultuuri väga ei ole, et meenub Tero Taskila, kes toodi siia lennufirmat päästma ja mõned teised hiljem ka, eks ole, selles meie olude jaoks müstilise palga eest, aga millegipärast see ei õnnestunud siiski neil. Mis teie arvate, et kas selline ettevõtte tippjuhile siis ligi 7000 korda kõrgema palga maksmine kui tavatöötajal, et on see siis nagu mõistlik või kas see ettevõte siis, kas see juht suudab siis selle ettevõttega tõesti nii suurt imet teha, et sellel mõte oleks, et ma ei tea, alustame Tiina sinust. See on nii põnev küsimus, et üldiselt ju töötasu puhul ikkagi ju mõtleme sellest, et mis väärtust siis selle raha eest luuakse. Et tegelikult võib-olla mõnel juhul ongi nii, et ütleme, et selline tava või klassikaline värbamissituatsioon on ju ka selline, et inimeste käest ikka tänapäeval küsitakse, et mis on sinu palgasoov. Ja kandidaatide lõikes võib see ka erineda ja mõni küsib väga palju rohkem, aga täitsa võimalik, et see organisatsioon on valmis teda võtma, sest ta saab aru, et selle rahast ta saab ka rohkem. Versus see, et ta võtab selle natukene vähem oskuslikuma, võib-olla pisut entusiastlikuma, aga toda on siis vaja välja koolitada ja võib-olla juhendada ja see nii-öelda raha või investeering läheb lõpuks sinna ära ja see on alati siis selline nagu kauplemise koht on ja mis mind võib-olla paneb selle küsimuse juures mõtlema on see, et kuidas need see on ju avalik info, eks? Ja see on avalik ettevõte. Mida see nende töötajatega teeb?
et kas nad siis ilguvad selle teema üle kuskil kohvinurgas või vastupidi, põhjustab see sellist nagu uhkuse tunnet, et näed, või kuidas see kõik muu on seal organisatsioonis korraldatud, kus on nii suur vahe, et kuidas selle õiglustundega on? Mind huvitaks nagu see rohkem, et piiluda sisse nendesse organisatsioonidesse, kus on see nii suur vahe. Mina tooks kohe teise perspektiivi juurde, et aktsionärid on üldjuhul ratsionaalsed, et nad maksavad selle pärast, et sul on mõtet maksta selle pärast, et eeldatavasti selle Starbucksi väärtus siis kasvab, eks ole, et 100 miljonit talle maksta, eks ole, siis mina aktsionärina ütleks, et ootus on see võib-olla see, et turuväärtus paneb ikkagi sul nagu miljard siis üles. Ma vaatan, eks Google, mis ta turuväärtus on. Täna on Starbucksiga selline lugu, et aasta tagasi oli tema aktsiahind enam-vähem täpselt $100 ja täna on selle aktsiahind $82 ehk et on siis niimoodi laias laastus mingisugune 18% 100 milli miinus 12 aga jah, et see kõlab veidralt, aga Margus, mis sina arvad sellest nagu superstaari CEO-st ja talle väga suurte tasude maksmisest? Jah, tavaliselt nõukogu, kes seda palkamise otsust teeb, seda suhtarvu esimese asjana tavaliselt ei vaata. Ta vaatab enda ees olevat ülesannet, vaatab, mis on tal alternatiivid. Ja need numbrid tõesti on, ma numbrite suurust ei oska kommenteerida, et eelmises kohas sai nii palju palka, eelmisel ühil maksime nii palju palka. Üks asi, mis kindlasti nende numbrite juures on, mida peab vaatama, et kas me räägime põhipalgast, kas me räägime võib-olla 30% on põhipalk ja 70% on tulemuspalk, juhul kui see börsihind läheb tagasi ja tõuseb 50% ülesse, kas me räägime optsioonidest, et mõnikord need paketid nagu pannakse kõik kokku ja siis eemalt vaadates tundub, et on väga suured numbrid. Siin on preemiad sees ja need igasugused optsioonid, et see tõenäoliselt, kui see aktsiahind on nii palju kukkunud, keegi ei talu seda olukorda, üks mees on lubanud asja ära päästa, tõenäoliselt on võtnud väga ambitsioonika tulemuspalga endale, ma kahtlusen selle sees ka. Et seal on nagu detaile, kus alati ei oska hinnata. Ja ma arvan, et näiteks, et kui nüüd see ettevõte kasvab 100% ja lähema 3 aasta jooksul enamus töötajaid on mingil kuul ka päris õnnelikud selle tagajärjel. Nii et ei oska nagu öelda, mis see lõpptulemus sellel lool on ja kuidas seda tegelikult nagu hinnata. No Ameerikas ollakse sellega võib-olla harjunud. Ma tean, Eestis ühte lugu Äripäev avaldab siin teatavasti sellist asja nagu rikaste topp ja mul on au tunda mõnda inimest, kes seal toppis on ja üks oli väga õnnetu selle peale, ta ütles, et aga nüüd saavad ju töötajad teada. Ehk et kuigi äriregister on meil ka avalik ja tegelikult on ju üsna lihtne minna ja vaadata, mis ühe ettevõtte kasum näiteks on, aga paljud töötajad, enamik, ma arvan, sellised lihtsaid töötegijad seda ei tee, et nad läheks kuskile äriregistrisse oma tööandja majandustulemusi vaatama, aga kui ta nüüd kuskilt loeb, et selle ettevõtte omanik eelmine aasta võttis 20 miljonit dividendidena välja näiteks ja tema saab seal võib-olla mingi miinimumpalga lähedast palka, siis see tekitab kindlasti sellist kadedust või viha või ma ei tea, mis emotsiooni. Nojah, et kui see Starbucksi lugu, ma võtsin ta siit ka eest lahti vaadata, siis ta turukapitalisatsioon on ümardatult 100 miljardit. Esimene küsimus on see, et palju see palk on, eks ole, tegelikult on siis 0,1%, eks ole, kui õieti arvutada ja mis Starbucksiga on juhtunud, et oli siin tegelikult on päris vana ettevõte, kuni aastani 2010 ei juhtunud mitte midagi ja sisuliselt sealt on läinud siis paari miljardi pealt, et 100 miljardini viimase 15 aastaga. Kui ma õieti mäletan, siis see üks põhjus võib-olla, miks makstakse on ka see, et ega tal viimasel hästi pole läinud, et neil on vaja siis sellist järgmist kasvu. Aga et kui vaadata seda väärtusloomet, eks ole, et sa oled suutnud luua 100 miljardit, kui keegi on suuteline looma 100 miljardit, mis on siis ütleme, et mis ta on siis 2,5 Eesti sisemajanduse kogu toodangut laias laastus. Aga kas see on selle CEO, kes on selle juhi roll selles mõttes, et ma tean, et Ameerika teised suured riigid on väga liidrikesksed, liidrikultusega riigid, aga tegelikult ju on seal taga tiim, et see sama barista ja igasugused kõik vahepeale jäävad töötajad on ka ju osa sellest, et see kõik juhtuks, eks ole, et nüüd kas liidrile selle eest, et ettevõte, olgu see, ma ei tea, 100-kordistab või mis iganes see metsik kasv on, see on ikkagi team effort, eks ole? Absoluutselt. Ja ega me ei tea, kuidas ettevõttes üldse kompenseeritud ju seal teised astmed on, et aga
ja väga tihti võetakse väga ambitsioonikas eesmärk, sellega on seotud väga suur tulemuspalk. Väga tihti neid eesmärke ka ei saavutata, aga kokkuvõttes nagu numbrid käiakse välja. Läbi selle kommunikeeritakse potentsiaalselt ka ambitsiooni, mida tahetakse saavutada. See tasakaal kindlasti juhi poole on võib-olla rohkem paigast ära, sest ta ise võtab nagu väga selge isikliku vastutuse. Kui ettevõte kukub läbi, siis keegi hakka küsima, kes selle ettevõtte hooldusjuht oli või kes selle ettevõtte turundusspetsialist oli. Sellest vastutab päeva lõpuks see juht. Et need käivad omavahel käsikäes ka. Aga me võime motivatsiooni teemaga siis Tiina juurde nagu tagasi tulla, aga väide on ju see, et kui rääkida Eesti, ütleme, et selliste juhtidega, siis öeldakse, et sellisel tasemel 1000 või 2000, et ega seal madalamatel tasemetel see palk ei ole põhimotivaator. Et kui sa oled sellise palga juures, et see täiendav palk või ütleme madalate palkade juures, täiendav palk, eks ole, loomulikult inimesed võtavad selle vastu, aga ta väga ei motiveeri. See on jah, selles mõttes, Tiina, nagu sina suhtled väga paljude Eesti ettevõtetega ka, et kas see nagu, et juhil oleks, ma ei tea, häbi või imelik võtta väga suurt palka või mida siis need tavatöötajad sellest arvavad, et kuidas sellega nagu on, et Ameerikas ei ole häbi, eks raha ei ole häbi asi, meil natuke vist on kohati. Jah, see muidugi oleneb valdkonnast, kus see juhtub ja inimesest endast ka ilmselt, aga pigem ma siin ikkagi näen seda vastutustundlikumat sellist vaadet või mõtlemisi, aga ma koreen siin eelmisse teemasse kinni. Ma tegelikult mõtlesin, et tihti ju suurkorporatsioonides seda laadi teenus nagu kõnealune kohvijoogifirma on ju, võiks öelda, et tundub ka, et see on nagu igavene ja see on ju võimas bränd on ju ja seal ka samamoodi eesliini töötajad, suure tõenäoliselt on tudengid, teevad tööampsusi, lähevad sinna brändi pärast, võib-olla sarnaneb McDonald'siga näiteks, eks. Aga ma olen hakanud mõtlema, et selles hästi turbulentses maailmas, see VUCA world, kus me elame, et kõik on hästi volatiivne ja ebakindel ja need mitmed kriisid korraga mõjutavad 11, et ega see on ka suhteliselt habras äri või habras maailm, et inimesed võivad ju tänapäeval võtta kätte, eks ole, sotsiaalmeediaga sul läheb sekundiga kõik laiali, eks, ja hakkavad boikoteerima midagi, et ma arvan, mis ju juhtus tegelikult McDonald'siga aegu tagasi, et see raev nende vastutustundetuse suhtes läks nii suureks, et nad nagu olid sunnitud muutma oma brändi, eks, oma vaadet, et tegelikult... Ja, siin Margus tahtis ka rääkida, ma siin kohe annan sõnasabast kinni ja jällegi, et üks teooria on see, et jah, loomulikult sul need boikotid tulevad, aga need tulevad ja lähevad. Väga kiiresti. Seda nagu alati, eks ole, sellised, et üks kriitika on ka see, et seda need huvipooled, kes neid boikotja kuidagi räägivad või võib-olla ka personalitöötajad võimendavad üle. Et vaadake, olge mures boikoti pärast ja see võimendab veel kord seda VUCAt, eks ole. Me pidevalt kütame, eks ole, et kogu organisatsiooni sees ka personalitöötajad, kõik pidevalt panevad seda VUCAt üles. Aga Margus, eks ole, sa tahtsid siin kommenteerida. Jah, su küsimuse peale, et see palk, kui seda nüüd nagu natuke tõsta, et mida see ikkagi mõjutab. Me oma portfelli ettevõtetes, enamus ettevõtted meil teevad sihukest jooksvat pühendumusuuringut. Iga 2 nädalalt on 5 küsimust, ring saab täis, kui mingi 100 küsimust käib läbi. Ja see on meie jaoks nagu selline, võib-olla investori nagu liikme jaoks on sihuke nagu vaatad läbi lukuaugu organisatsiooni natuke, et sa saad mingi tunde kätte, mis seal kõik toimub. Palk on üks teema ja palga puhul keegi ei otsi nagu oma seda lõplikku valgustunud õnnelikkust. 2 asja, ta peab olema sisemiselt õiglane, ta peab olema välimiselt õiglane. See on hügieenifaktor, kui see paigas ei ole, siis on nagu tulemuseks nagu rahulolematus. Aga see mõju on läbi rohkem võib-olla sellised, et õiglustunne saab paika versus, et ma nüüd põhipalga peale olen üüratult rohkem motiveeritud. Siit edasi tekib kohe järgmine küsimus, et kas on olemas mingi perfektne palgasüsteem, et mis võimendab või paneb ettevõtte paremini töötama või arenema, eks ole. Võib-olla see järgmine küsimus on see, et kui meil on suurem ebavõrdsus, eks ole, kas see on siis eks ole, et on ettevõttele kahjulikum või kui meil on väiksem, eks ole, et siis on kuidagi nagu paremini, et kas meil on siis mingi perfektne või milline süsteem toetab paremini kui teine? No mul kohe esimesena tuleb pähe, et oluline, et on süsteem. Ja teiseks mul tuleb pähe, et või vähemalt see on minu kogemus organisatsioonidega ja ka
palju nõustan üksikinimesi või indiviide inimesi, et siis hästi häiriv on inimeste puhul see, et kui see ei ole läbipaistev. Ega tegelikult iga töötaja, iga spetsialisti vaates on alati õhus see küsimus, et millesse minu palk siis lõpuks kokku tuleb ja kui minul on siin organisatsioonis soov oma sissetulekuid suurendada, mis on siis minu võimalused, kas ma pean midagi juurde õppima, kas ma pean karjääriredelil või teel kuhugi pürgima mingisugust kvalifikatsiooni, värskendama, tegema rohkem, olema rohkem, olema lojaalsem näiteks, eks, et tihti need on need kohad, kus ma näen, et tuleb selline hall ala, Eestis kahjuks vähemalt, kus on arusaamatu. Et see ei olegi nagu selge, et siis inimestel jääbki tunne, et see on see minu nii-öelda kalastamise oskus, et ma lähen siis juhiga üks-ühele vestlusele, võib-olla korra aastaseks ja siis äkki räägime, äkki kalastan ähvardan ära minna ja siis vaatan, kus see piir vastu tuleb. Ja kunagi lihtsalt remargina, et ma töötasin tehnoloogia ettevõttes 6 aastat ja tark õpib teiste vigadest, loll enda omadest, et ma siis õppisin enda vigadest, et meil oli, see oli juba varem ettevõtte muster olnud, et palgad muutuvad siis, kui insenerid ütlevad, et mul tehti parem pakkumine. Ja loomulikult väga head insenerid, sest nad ju valdasid ka sellist hästi spetsiifilist tarkust, mida me ei tahtnud ettevõttest välja lasta ja me ostsime nad tagasi. Ja sellest tekkisid sellised palgapiigid, et lõpuks me olime püsti hädas, sest me juba pidime natukene hoidma vaibal kogu seda palgainfot, et peas, et see välja ei tule. Muidugi tuli välja, nii et lõpuks me need muud üle, kui teha läbipaistev avalik palgatasemete süsteem. Siin ma tahan kohe sisse kattida, et see läbipaistev, avalik ja õiglane ja kõik toredad sõnad, aga et on ka mingi kriitika, eks ole, kus see kriitika tuleb, et sellise õiglase ja läbipaistvusega me tekitame ebaõiglust juurde. Kuna inimeste performance on nagu väga erinev, öeldakse, et eriti vaimse tööga see võimendub, et kui me viskame kraavi, eks ole, et selline parem kraaviviskaja ilmselt viskab 2 korda paremini kraavi kui kehv kraaviviskaja. Kui me räägime vaimsest tööst, et siis tegelikult sinna tuleb 1-0 juurde. Sa oled ise seal, eks ole, et öeldakse, et hea programmeerija, tema tootlikkus võib olla 5 või 10 korda suurem ja siis, eks ole, et tuleb personaliosakond ja virutab kõigile kirvega ja ütleb, et kõik peavad võrdselt saama, eks ole, me peab olema õiglane, läbipaistev, eks ole, süsteem, eks ole, et kas see on siis nagu ikkagi nagu õiglus ja kas sa saad siis öelda sellele ühele programmeerijale, et okei, et sa saad sellepärast vähem palka, et sa oled lihtsalt kehvem, sa oled nats rumalam ja sa nii hästi ei tee. Vaata jah, seal siis tekib see sotsiaalne õiglus vastu, et sellised süsteemid ei püsi koos, et kui me nüüd benchmargime, eks ole, vastu tegeliku tootlust, eks ole, või ütleme selline klassikaline tükitöö, eks ole, selline puulusikate vorpimine, et see ei püsi koos, et sa pead mingi õigluse sinna tekitama, aga et kas me oleme õiglusega liiale läinud. Tegelikult me ei saa ka väga täpselt seda vaimse töö tulemuslikust mõõta, võib-olla selles on asi. Saab ikka, oota, ma tahaks kuulda, mis Margus ütleb. Ja sellega tegelikult on ikkagi ka selle läbipaistvusega on positiivseid kogemusi. Et kui me vaatame kuidagi nagu natuke liiga ühte parameetrit, et see palga suurus ainult, et siis sellest võib ekslikult järeldust tekkida. Oletame insener ja määratud ära, mis kompetentsi tase on. Seal on 1, 2, 3, 4 taset, sa pead teadma, mis oskused sul pead olema selleks, et tasemel 3 olla, sa tead, mis on selle 3. taseme palgatase, mu oskused on praegu need, ma olen tasemel 1, motiveerib, ma tean, mis ma pean õppima, mis ma pean juurde omandama. Jack Welch oli see, kes ütles, et igaüks peab iga kell teadma, kus kohas ta on, nagu töötaja kohta, et minust arvatakse täna nii. Ja siis kogu see süsteem ja kontekst aitab seal nagu seda asja paika panna, tekitab läbipaistvuse. Et olen juhtinud organisatsiooni, kus ühe töötajate gruppi palk oli 40% turust maas. Ja vähemalt teooria ütleb, et 40% korraga tõsta on hullumeelne. Ja olime ausad ja avameelsed ja avalikud sel teemal ja ütlesime, mis aja jooksul korrigeerime ära, lõime tasemed paika ja üldiselt rahulolu palgaga peale süsteemi selgumist kasvas oluliselt. Et tõsi, see on küll üksik näide, aga tulles võib-olla su selle küsimuse juurde, et mis see ideaalne palgasüsteem on, ma ütleks, et kõige rohkem on sõltuv kultuurist. Esiteks, kui kultuur on hästi defineeritud, ja teiseks, kui on kultuuri järgi inimesed värvatud. Ja siin nagu sellised võib-olla nagu seinast seina näidet tuua, et on kultuure, kus müügiosakond, klassikaliselt öeldakse müügiinimeste kohta, nad ise ütlevad enda kohta, et ma olen coin operated, et pane kopikas sisse, ma tahan lauale, eks ole. Okay. Aga on müügiosakondi, kus opereeritakse ilma tulemuspalgata ja opereeritakse väga edukalt
ja see on kultuuri üks osa. Ja on teistsugused näited, kus toimub teistmoodi. Et on näiteks, kus toimub ainult optsioonidega ja tulemuspalgasüsteemi ei ole mitte kellelgi. Väga paljud asutajad, startupide asutajad või väga mitmed startupide asutajad ei taha tulemuspalgasüsteemi, sest see paneb neid liiga lühiajaliselt tegutsema. Kui neil on vaja tegelikult, ühtepidi tegutseda lühiajaliselt, aga näha väga pikaajaliselt. Kas ma võin ühe näite tuua? Ma ei tea, kas nad enam teevad, aga siin aastaid tagasi oli üks Soome ettevõte, kus nemad korraldasid korra aastas sellist palgalaata, et kellele hakkas tunduma, et tema töötasu on kuidagi ajale jalgu jäänud, siis tol palgalaada päeval nemad võisid oma palga avalikuks teha. Aga reegel oli see, et tippjuht alati teeb. Ja tippjuht just nimelt ka selle aktiga testis siis, et kas töötajad näevad temas veel väärtust. Ja tippjuhil teistel vist oli niimoodi, et palka vähendada ei võinud, on ju, hääletada, et see inimene ei loo nii palju väärtust, et kui sulle tundus, et keegi teenib vähem, siis sa said nagu toetada seda tõusu potentsiaali, aga tippjuhil võis siis öelda ka, et võib-olla ta ei loo nii palju väärtust. Et minu arust see oli nagu üks päris geniaalne ja julge tegu teha palk avalikuks ja. Et ühesõnaga vahe kokkuvõte, et kõige olulisem oleks süsteem ja et see süsteem peaks olema nagu sünkroonis selle ettevõtte kultuuriga ja siis me võiksime nagu eeldada, et see ettevõte tegutseb ka hästi, suudab kasvada, aga kui palju me väljast vaadates seda aru saame, et kui ütleme, sina, Margus, riskiinvestorina saad üsna täpselt ettevõtte hingeelu kohta pilti, aga nüüd kui siin meie tahame börsilt osta mingi ettevõtte aktsiaid, et kui täpselt me tegelikult siis saame sinna sisse vaadata ja aru, et kas selles ettevõttes, kas Novo Nordiskis on väga hästi selle kultuuri ja palgasüsteemiga või mitte või sõltub see tema aktsiahind mingisuguse imeravimi järjekordsest müügiedust või pigem sellest viimasest, aga selle süsteemi endaga, et keegi pool huumoriga, pool tõsiselt nagu just nimelt startupides see süsteem kipub olema viimane asi, mis üldse kuskilt välja ilmub. Sest et ei ole aega. Ja alguses ei ole ka baasi mingi süsteemi loomiseks, eks ole. Ja väga suured tõenäoliselt teed üldse vale süsteemi. Aga et vist ühe tuntud ülikiirelt skaleeruva ettevõtte kohta, et oli selline kommentaar, et nii kaua kasv oli hästi kiire, ei küsinud mitte keegi ühegi süsteemi kohta mitte midagi. Siis kui kasv aeglustus, siis tekkis, kus mu sporditoetus on või mis meil koolituspõhimõtted on või läks jutt süsteemi peale. Ma toetaks ka seda kultuuri argumenti, et aeg-ajalt, kui keegi küsib ja mu lemmikvastus, et mis su konkurentsieeris on või midagi, siis mu lemmikvastus ongi kultuur. Siis kui järgmine küsimus on see, et miks kultuur, siis minu vastus on see, et see on kõige raskemini defineeritav. Et see on see põhjus, eks ole, et mingit asju hinda saad langetada, mingit muid asju on suhteliselt lihtne kopeerida, aga kultuuri on tegelikult väga, väga raske või võib-olla isegi võimatu kopeerida, aga võt me siin Ando sinuga arutasime ka, et nüüd me oleme väga keskendunud sellele ühiku hinnale, aga võtaks need ühikud ka, eks ole, kui sul on tunnid, eks siis palk on, eks ole, tunnid ja siis on, mis siis sulle makstakse selle tunni eest või midagi taolist, et meil oli ikka tõsine mure, et me jagame seda muret, eks ole, kuidas oma lapsi tööle panna ja kui sealt edasi mõelda, et kuidas üldse nagu noori tööle panna või et palju neid ühikuid ka on, eks ole, et kas siis ikka inimesed teevad tööd või ei tee, et huvitav, minul on ka arusaam, et ma olen küll kunagi Taanis elanud, aga Novo Nordiskis, et ikkagi eeldad, et ega seal nagu väga tööd ei tehta, aga ma ei tea. No kuidagi nad selle Osempiku sealt on kätte saanud, et keegi midagi on teinud või muidugi oli äkki ka puhas juhus, ei oska öelda, et keegi ei teinud tööd ja siis õnn naeratas, aga vaevalt see nii oli. Nüüd iseenesest selle töö nagu tundide arvu ja selle töö tegemise juures et see on nagu laiemas mõttes ju suur mure meil siin nii-öelda heaoluühiskonnas, et Aasia, Hiina eriti siis liigub metsiku kiirusega eest ära meil ja üks põhjus, miks see ka niimoodi juhtub, on see, et nad lihtsalt teevad oluliselt rohkem tööd. Et nad võib-olla tööviljakus on kusagil tibake madalam ja võib-olla inimesed, töötajad olegi nii õnnelikud või ma ei tea, mis iganes parameetrid siin veel arvesse võtta, aga nad ütleme, ühikuid teevad tõesti rohkem. Et nüüd on küsimus selles, et kas me nagu kas kui ohtlik see nüüd on ikkagi, et me kuidagi ühiskonnana ka või sellise täna kultuuris mulle tundub ei ole selline hirmus töö rabamine, et räägitakse, et see oli see mingi 90ndate japi põlvkond, et mingid töönarkomaanid olid, et nüüd on ikkagi see era- ja tööelu tasakaal ja kõik need asjad. Et kas siin seda vastuolu ei ole, et äkki kogu selle
selle retoorika juures nagu me ei tee enam nii palju tööd. Ja me tahtsimegi, Marguse me spetsiaalselt selle küsimuse jaoks kutsusimegi, et küsida, et kas noored sul startupides teevad tööd, eks? Jaa, teevad väga palju. Ja siin on taandub minu meelest ikkagi motivatsioonile. Kas mulle meeldib, mis ma teen, kas see eesmärk on äge. Me uurime üsna põhjalikult asutajaid, kui me investeerime, et miks nad teevad seda, mida nad teevad. Ja ikkagi peale 3-4 tundi, kes see teab, kas siis see ka õige vastus on, aga et ma tahan näidata oma lastele, et mina maailmas muutsin seda. Ma tahan tõestada oma perekonnale, et ma suudan olla ka edukas. Mis on siuksed nagu isiklikud väga. Aga nüüd küsimus on, mis on see laiem eesmärk, et mis poolest tehakse nagu midagi tõeliselt ägedat ja kas see inimestele, ütleme selgelt startupid tihti ei suuda turupalka maksta ja siis on see eesmärk. Ma olin osa sellest, on see, mis on nagu üks suur motivaatorid ja paneb nagu tööle. Kui see motivatsioon nagu puudub, siis 90. alguses polnud kaotada midagi, oli ainult võita. Praegu on nagu ühiskondadel juba nii palju siin läänes käes, et rahulikult nagu hoiame, eks ole, kiiret ei ole, valu ei ole ja see ei pane ka nagu tegutsema enam nii väga. Küünik minus ütleks, et anna hea eesmärk ja teevad tasuta tööd või? Mis sa selle peale ütled? Ütleme, seal see hügieenifaktor nagu alati jääb, aga on ka inimesi, kes on valmis selgelt võtma väiksema tasu ja võtma suuremad optsioonid. Neid on küll vähe, aga see on eraldi maailm ja eraldi lähtekohti, et kus see commitment on nagu hästi tugev, et ma suudan mõjutada. Jah, Tiina. Jaa, ma esiteks, see on teema, milles ma ka olen kuidagi väga kirglik ja olen seda seiranud juba pikema aja vältel, et mina esiteks soovitan hästi hoida sellist uudishimulikku pilku ka noorte tööharjumuste osas, et mitte minna väga leili ja ärevaks või kriitiliseks, et mulle näiteks endale see lumelpõkeste retoorika üldse ei meeldi. Sest mõnes mõttes see on ju sümptom ja see ongi sümptom sellele, et eks seda tööd on tehtud kah. Ja kui nemad kasvasid välja peredes, kus nad võib-olla nägidki tihti, et tehti palju tööd, tohutu kohusetunne, aga seal kõrval kõik muu kärbus või kiduseks, ei olnud aega lähedusele, ei olnud aega suhetele, ei olnud õieti aega hobidele, harrastustele. Et see ei ole kuigi selline innustav eeskuju, eks. Ja mida ma veel olen tähele pannud, et areng tihti käib ka läbi äärmuste. Et võib-olla tõesti on nii, et me korraks nagu oleme isegi sellega nüüd üle võlli pannud, et kus noored ütlevad, et kas ma üldse tahan ennast siduda mingitegi organisatsioonidega, töölepinguga. Kodaniku palka. Ja. Et see on ka sümptom, et olla selle suhtes uudishimulik. Aga ma olen Margusega täiesti nõus, et esiteks, mis asi on üldse karjäär? Karjäär on rahuldust pakkuv eneseteostus. Ja noored päriselt küsivad, et mis on selle tähendus? Miks ma seda teen? Ja kui see on organisatsioon, kes ei suuda seda öelda, et ta lihtsalt eeldab, et aitab nüüd küll sellest kodukontorist, tule istu mul siin silma all, et COVID on läbi, eks. Et see ei ole midagi, mis neid hoiab seal. Hiljuti olin ühes ma ei saa nime nüüd öelda, ei tohi öelda, tähendab. Aga ühes ettevõttes üks rahvusvahelise tohutu korporatsiooni Eesti müügitiim kutsus mind appi ja oligi müügitiim ja siis ma küsin, et kelle elu te paremaks muudate? Ja seal ei olnud kõik need lumelpe, nagu noored olid erinevas vanuses töötajad ja nad ütlevad siiralt, et omanikule raha teenime. Ma sain, mis see teie toode teeb? Ei ole mõelnud selle. Ma saan aru, et see diskussioon ja muidugi oligi terve sats oli täiesti läbi põlenud. Et see on see, mida me saavutame sellega, kui me ei mõtesta, kui ma ei ole endaga kontaktis, et kas see asi mind huvitab, kas mul on õhin, kuidas mina arenen. See on ka üks tööõnne definitsioon, et iga päev siin töötamist muudab mind ikkagi inimesena ilusamaks, paremaks ja targemaks. On ju. Ja minu konkurentsivõime ka inimesena kasvab, mitte ma ei anna oma parimat aega oma elus sulle, eks, sinu äri või sinu töökoha jaoks ja siis ise kidun. Nojah, ma lihtsalt, et üritan ka siin ikka natukene nagu õli tulle valada, et eks me siin ka laua taga esindame ikka sellist Eesti ettevõtluse nagu ülemist otsa, eks ole, selles mõttes. Meile ka osad kliendid ütlevad, et katsu sa motiveerida, eks ole, sellist lihtsalt tööd tegevat nagu inimest, eks ole. Et loomulikult, et programmeerijad või ütleme laiast laastus kõrgharidusega programmeerijad, eks ole, missiooni ja kõigi nendega on tunduvalt lihtsam, eks ole, et ka motiveerida, kui võib-olla seal
keskharidusega või põhiharidusega koristajat või kedagi teist, eks ole, keda meil on ka ühiskonna toimimiseks väga palju tegelikult vaja. Aga ma ei ole siin üldse nõus, sest et mul on viimasel kogemus, kui kirglikult inimesed on koristus- ja puhastusteenuste valdkonda sisenenud ja täiesti on sellest kunsti teinud, eks ole, Marie Kondo niimoodi inspiratsioonist ja näevad seal mõtted, sest sellel tööl on üks väga suur eelis, sa näed kohe oma töötulemust näiteks, eks, ja see ei ole ka nüüd ainult kõlab mulle nagu manipuleerimine, aga ma ei tea. Ja pärast, kui töö on tehtud, siis sa ei pea vabal ajal juurdlema probleemi üle, mingi tööprobleemi üle, seepärast sul on kell kukkus ja töö on läbi, aga see tähenduse teema, siin on huvitav paradoks, et näiteks arstid, kelle töö on eriti tähendusrikas, et arsti puhul ei ole üldse seda küsimust, et kas sa kuidagi maailma paremaks muudad, kõik on nõustuvad, et päästab inimelusid ja samal ajal arstide hulgas on läbipõlemine meeletult suur. Et see tähendus tegelikult ei ole nagu ainus asi, mis mõjutab. Jaa, aga seal tuleb ka teine asi, et liiga palju on liiga palju. Ükskõik mida. Ja mida on Eestis vähem uuritud ja kahjuks isegi piinlik tunnistada, olen Eestis uurinud tööõnne 24 aastat, aga ka mina ei teadnud ja ma põlesin kärinal läbi sellepärast, et keegi öelnud mulle, et kirest võib ka läbi põleda. Sest ma oma arust tegin asja, mida ma väga armastan ja ma tundsin, et see on kasulik ja hea ja õige, aga ma tegin seda liiga palju. Nii et arstidega on tihti sama lugu ja seal tulevad muidugi mingisugused taustategurid, näiteks ma ei tea, kui palju te olete kursis Eesti haiglate juhtimisega või organisatoorse poolega. Juhtimiskvaliteedi üle põhiliselt nurisetakse. Just, ja see on järgmine asi, eks, et ma võin oma tööd ju hästi teha, aga kõik see muu kräga, mis seal ümber on, protsessid, ülekoormus, rollide niimoodi ebaselgus, et see on selline täiendav läbipõletaja. Ja, Margus. Ja, et ma arvan, et kõigi inimeste õnne nimel on võimatu ja hirmus kallis töötada sellepärast, et kõik inimesed ise ei lase seda teha. Meil ühes varasemas suuremas organisatsioonis 1000 inimesega tegime organisatsiooni profiili ja naturaalselt hästi tüüpiline suure organisatsiooni profiil. Sul on siuke 9% liidri karakterid, sõltumata ameti nagu nimest, see ei pea juht olema, vaid ma lihtsalt olen karakterliider. Siis on 11% olid kriitikud, konstruktiivsed, et kuulge, kui ta ikkagi nii ette, siis läheb kõik metsa, keda peab väga kuulama. Siis oli terve 30-40% oli raudvara, kes teevad ikkagi alati selle töö ära ja nad on fännid, eks ole, ja neid ei kõiguta miski, see on nende eesmärk. Ülejäänud 30-40% on ükskõiksed. Ja et ma seal makstakse rohkem, ma olen sinna. Ja nii-öelda nende konventeerimine raudvaraks, liidriks või kriitikuks on pea võimatu ja see on seotud natuke sellega, et inimene ei ole otsustanud enda jaoks, mida ma tõeliselt tahan teha. Ta on nagu kadunud iseenda mõttes ja siis ta teeb seda ja seda on väga raske otsustada, sest kui ma ütleks, et ma tahaks nagu teha seda hoopis teist asja ja see teeb mind õnnelikuks, siis mu aju hakkab sellele vastu võitlema, sest siis ma pean tegema muutuse, aga aju ütleb ära tee muutust, see on riskantne. Ja seetõttu enamus inimesi võib-olla ei defineerigi, et mis on see, mis ma nagu suure kire rõõmu ja rahuga teeksin. Ja nende inimeste konventeerimine nii-öelda motiveerituks, kui nad ise ka seda täpselt ei tea, on tohutult kallis. Ja võib-olla ta ei julge proovida, sest tegelikult tihti sa ei saagi enne aru, kui sa ei ole proovinud seda, eks ju. Et sa pead proovima, et aru saada, kas see asi sulle meeldib. Aga see on tohutult riskantne. Aju ütleb sulle kohe, et ära tee seda. No ja teine, mis siis mina kohe mõtlen, kui me rääksime enne ka organisatsiooni kultuurist, et milline see peaks olema, siis iseenesest kultuur võib seda soodustada. Just seda sama uudishimulikust, ka erinevate asjade katsetamist. Praegu, kui on majandus selline nagu on ja koolitusturg pea kokku kukkunud vahepeal, eks. Et siis on sellest võib-olla natuke patune rääkida, aga ma olen ammu unistanud sellest, et miks tööandjad ei võiks ka mitte erialast õpet toetada. Just kui vaadates inimest kui tervikut, on ju. No vot, siin ma kohe võtaks selle järje üle, et üks muutus, mis ongi öeldud, et 50 aastat tagasi koolitus toimus ettevõtetes. Kui vaadata tunde, siis enamus, eks ole, et öeldi just IBM-is vist, et koolitati mingi sellise keskmise IBM-i töötajale vist 20 aastat seal tööl, eks ole, ta sai 2-3 aastat koolitust. Täiendavalt. Ja praegu on see kõik lükatud ülikoolidesse, et on siis see haridusmilitaarne kompleks või haridusmajanduslik kompleks, eks ole, kes selle kõik on üle võtnud, et me ise näeme ka tööandjatena. Aga ma tulen ikka nende töötundide juurde tagasi, kus me alustasime, et mis ma lugesin siin hiljuti, et oli Hollandis tahetakse kehtestada võib-olla universaalsed
4-tunnine töönädal. Ja mida siis mõtled, et veel kord, et meil on selline investeerimissaade ka, et tulles nagu tagasi, et milline mudel töötab, milline mitte, et kas see siis muudab Hollandi ettevõtteid atraktiivsemaks või mitte. Minu esimene reaktsioon on küll see, et mina oma raha pigem nagu Hollandisse ei paneks. Või see on minu jaoks, eks ole, muudab selle tunduvalt riskantsemaks. Mina ka, ma ei ole seni pannud ka, aga ma ei paneks siis ammugi mitte sellepärast, et tegelikult sa mõtled, et sa oled globaalses konkurentsis ja sul see produktiivsus, mis see siis on vahe, 25% või peab olema produktiivsus kõrgem, et sama ajaga ühe päevaga vähem nädalas sama töö ära teha. 25, mitte 20, ja see on õige, eks ole, 25, mitte 20. Et see on ikkagi päris raskesti saavutatav, eks ole, et sellega riskida, et nüüd äkki keegi teeb nii palju vähem ühikuid ja siis väidab, et tal on nii palju kõrgem produktiivsus, et see ei tundu usutav. Ma ei tea, kas see 4-päevane töönädal, ütleme see, ja mis ta siis teeb selle 4. päeva või selle vaba päevaga? Arendab ennast. Kas ta on igav jätka? Armastab oma lähedasi. Aga lähedusi ei ole enam, selles mõttes, et meil ei sünni lapsi ja midagi taolist. Perekonnad on lõhki, et kui see lähedusi on, eks ole, armastab lähedusi. Näidake mulle neid lähedusi. Mina ei tea, ma olen võib-olla selles suhtes natuke mässumeelne, et ma nagu üldse mõtlen, et jah, et mis on nagu mõistlik, et meil on kogu aeg nagu selline mõtteviis, et palju on hea ja kiire on äge, aga nüüd me ju näeme selle tagajärgi, ma ei tea, olete lugenud see Byung-Chul Han Väsimuse ühiskond, eks, et see, et me kannatame kõik nende vaimsete igasuguste probleemide käes ja noorte vaimne tervis ja kõik, et mõnes mõttes see on ka sellisele nagu pidevale puustimisele ja rohkem ja kõrgemale, kaugemale laiendame veel kiiremini, et see on nagu teistpidi juba nagu ründab meid ennast. See pole mitte töös kinni ainult, see on igas, sa pead olema välimuses ideaalne, sa pead olema rikas elustiil. See surve on ju tegelikult igal pool mujal ka peale töö, ma arvan, et see muu surve on isegi hullem kui töösurve. Mina näen seda 4-päevast töönädalat, ma mõtlen nagu selle eluterve vaate, et me võime natuke ilkuda selle üle ka, aga ma näengi seda, ja ma näen organisatsioonides seda, et mõnes mõttes, kuna me oleme nii üle pannud sellega, et ma kohtan organisatsioone, kelle põhiasjana küsivad, meil ei ole aega, et rahulikult ülesanded lõpuni teha, meil ei ole enam aega, et süveneda, et selline pidev piits käib kogu aeg, et ongi, isegi koolid, isegi IT-ettevõte ütleb, et meil on arenguväsimus, meil on elamise väsimus, meil on tööväsimus, on ju. Et nüüd me mõnes mõttes nagu kunstlikult peame tõmbama neid käsi pidureid. Mul on kohe lahendus, et võtame HR-osakonnad igalt poolt maha ja kohe väga palju aega vabaneb. Oleks minul lahendus, et me oleme ikka ise väga palju neid regulatsioone kehtestanud, me tahame ju kõike paremini, eks ole, et personalijuht ka, ta tahab ju head, eks ole, mida siis teeb, eks ole, küsime veel 360, küsime veel rohkem tagasidet, küsime klientide käest tagasidet, teeme rohkem arenguprogramme, teeme rohkem koolitusi, kõike rohkem ja parem ja siis inimesed ütlevad või Trumpi valijad ütlevad, et tõmmake nüüd pidurit, me ei jaksa selle komplekssusega hakkama saada. Aga tulles nüüd tagasi sellisesse, tegelikult meil see iduettevõtete maailm liigub minu arvates natuke teisel tempol kui see ülejäänud maailm, eks ole, et seal on nagu turbo kõik ja ütleme, Margus, kui nüüd sinu juurde tuleks mõni ettevõtja ja ütleks, et meil on siin iduettevõttega, meil on eksperiment teha 4-päevane töönädal, et kuidas see tunduks? Seda peaks põhjalikult uurima, et miks. Ehkki see 5-päevane on ju ka mingisugune, seal kindlasti on mingi alus, et kus Jumal maailma tegi 6 päeva, puhkas ainult 7. päeval, me juba siin puhkame 2 päeva, eks ole. Et aga mulle tundub... Kas mitte Bismarck ei olnud selle taga? Bismarcki juures tuli see 1 päev, muidu oli pühapäev vaba, eks ole, siis anti see laupäev vist ka. Et mul on mitte teaduslik uskumus, et tegelikult ikkagi iga uus põlvkond teab paremini, mis neil, niimoodi alateadlikult, mis neil vaja on. Ja kui nüüd nagu mõelda, et kui kõik see 8 miljardit siin planeedil nüüd töötaksid, nagu me siin 90. alguses, eks ole, saab lihtsalt kiiremini see planeet otsa ka. Et võib-olla seal on mingisugune alateadlik nagu alaloiu instinkt, et natuke balansseerida asju rohkem, sellepärast, et niikuinii läheb juba kraavi ära. Loomulikult on seal risk, et üks Hiina robotkoerad jooksevad meist üle, eks ole, ja muu selline lugu, kus nagu tehnoloogia võib-olla sellises rallis kaotatakse. Aga ma alati hoolega proovin kuulata neid noori, kes nii räägivad, sest seal taga võib olla midagi, mida meie veel ei tea.
Aga siin on muidugi veel seletusi, et see kõige kuulsam põlvkondade uurija on Jean Twenge, eks ole, kellel on see Generations raamat, mida ma soovitan lugeda ja tema põhiline argument on see, et miks see muutus toimub, et on kaks asja, sul on tehnoloogia ja tehnoloogia areng soodustab individualismi. Nüüd sa võiksid ka selle argumendi tegelikult vastupidi pöörata ja ütled, et tehnoloogia tegi lõpuks ometi meil individualismi võimalikuks. Et me ei olegi kunagi sellises kollektivistlikus seltskonnas tahtnud olla, eks ole, need võimendavad üksteist, eks ole, tegelikult, et kui me nende noorte juurde tagasi tuleme ja selle juurde, et kas nad on siis alalhoidlikud, loomulikult alalhoidlikud, öeldakse, et 300 aasta pärast on maakeral, eks ole, et 2 miljardit inimest, viimane jaapanlane sünnib 700, aasta pärast me oleme probleemi lahendanud, eks ole, aga kas see on see päris see, mida me tahtsime? No jah, selles mõttes see, et inimesed, et see on hea point, et miks me arvame, et see 5 päeva just või 40 tundi nädalas on see õige mõõdik, et miks ei ole 60 või 30 või mingi muu number. See on kuidagi välja kujunenud niimoodi. No jah, ja mina mõtlen, see, mida ma noorte juures näen ja olen ka ülikoolis külalisõppejõud, et hästi suur ootus on ka sellisele mitmekesisemale elule, et tänapäeval nad pigem tahavad teha sellist kaleidoskoopkarjääri, et mitte panna kõiki mune ühte korvi, vaid et mul ongi siin, ma ei tea, oma väike elustiili ettevõte ja siis ma olen võib-olla treener ja siis ma töötaks hea meelega mõne organisatsiooni jaoks, aga ma tahangi teada, mis on see lähteülesanne, ma tahan teada, mida mul oodatakse, et ka seal nii-öelda läbipaistvus, et mis asja me siin nüüd koos ajame ja mis peab valmis saama ja andke mulle paindlikkus. Muideks me uurime siis selles startupis Happy Me tööõnne Eestis juba 8 aastat ja meil on selline väärtuste ratas, kus kõik töötajad saavad siis valida enda jaoks 3 olulist väärtust, mitte see, mida organisatsioon pakub, vaid mis on minu väärtused. Ja nüüd ma ütlen, et 8 aasta lõikes suhted on olnud number 1, aga paindlikkus on alati olnud number 2. Ja kusjuures hoolimata sellest, kas tegemist on tootmisvaldkonnaga, haridussektoriga või teenindusettevõttega, et see igatsus ikkagi paindlikumale elule on justkui tulnud praegu selleks vähemalt, et jääda. Jah, nüüd mul tuli meelde, et väga 100% pead panti ei pane, aga kui see 40 või üldse see pikk töönädal tuleb, et öeldi, et teed keskajal teed tunduvalt vähem tööd. Ja see need pikad tööpäevad tulevad ikkagi tehastest. Et kui tekkisid esimesed tehased, kus masinad pidid kogu aeg käima, eks ole, siis tekkis sul 24/7, et teed kunagi ei olnud mingi tööaja või üldse see 8 tundi või see on meile kehtestatud, see tegelikult ja kui siis niipidi vaadata, et see oli üldse inimloomuses, siis võiks öelda, et mis see inimloomuses on, et võib-olla inimloomuses on tõesti teha, eks ole, 2 tundi päevas tööd ja öeldakse, et näiteks, et tegelikult inimene suudab ja töö juures ma näengi, et sa võib-olla oled töö juures 8 tundi, aga efektiivselt aeg on sul 5-6 tundi, mis ilmselt psühholoogid väidavadki, et see on see aeg, mille jooksul sa suudadki efektiivselt tööd teha. Aga selleks, et seda 5-6 tundi teha, sa pead ilmselt 8 tundi seal töö juures jõlkuma. Kui selles raamatusoovitustest veel rääkides, selline Norra maadeurija nagu Thor Heyerdahl elas Fatu Hiiva saarel Polüneesias ja siis tema kolleeg Bengt Danielson läks sinna elama ja ta pidas päevikut ja sellest on eesti keeles ilmunud raamat Fatu Hiiva ja seal on muuhulgas ka kohalike saare elaniku 1 nädala tegevuste siis ajaplaan, mida nad tegid, kalapüük ja laulmine ja ma arvan, et see 2 tundi päevas tööd oli päris täpne ja igal juhul selle raamatu alapealkiri on Õnnelik saar, nii et ta täheldas ja teatud õnnelikkuse elemente selle elustiili juures ka. Aga see paindlikkus on tegelikult väga hea point sellepärast, et see on nüüd mõlemale poolele tegelikult oluline. Et ma siin mõni aeg tagasi tegin Eesti mikroettevõtete kohta analüüsi, vaatasime siis umbes 2000 mikroettevõtet ja nende siis kasvu ja kasumlikkuse ja muid näitajaid. Ja tegelikult selline portree joonistus välja, et edukas mikroettevõte teenib päris korralikku kasumit, kasvab kiiresti ja tal on 1 töötaja. Ja siis, kui ma hakkasin küsima nende käest, et kuidas see võimalik on, siis ta ei meil on mingi 10 töötajat, aga tegelikult nad ei ole palgal üldse, et me siin ostame need teenuseid sisse mingi teise firma käest ja ajutiselt ja tegelikult see mudel, et nii töötajad kui siis ka tööandjad eelistavad paindlikke suhteid vähemalt teatud valdkondades, et see on ju tegelikult ülimalt efektiivne mudel, et näiteks ettevõtja seisukohast ka, kui sul on sessoonne äri, sa saad kulud maha tõmmata, kui on madala hooaeg või siis parasjagu ei ole tellimusi
ja see, et sul nagu on mingi palgalehel inimesed, kellele sa pead iga kuu palka maksma ja on siis tööd või ei ole ja noh, teisipidi nemad siis ei saa midagi muud teha, mida nad tahaks, on ju tegelikult ka nagu igand, eks ole. Nojah, aga siis on sellised praktilised probleemid, et noh, millega ma see nädal tegelesin, et noh, meil oli sisemiselt vaidlus, et noh, miks IT-tugi töötab ainult noh, tööajal. Noh, ja tavaliselt meil väga paljud konsultandid on mina ka, eks ole, laupäeviti ma ei tööta, et noh, selline ikkagi sabati pühitsemine, aga noh, pühapäeviti teed tööd ja noh, see olid nagu naljad, meemid käisid jälle ringi, et häkkerid võivad häkkida ainult tööajal ja noh, nii edasi, et noh, siis sa seal oled, et noh, sa kehtestad väga sellised noh, reeglid, aga noh, sul probleemid tekivad tihti, sul on kliendi tähtajad või midagi taolist, eks ole, et 24/7 või noh, kuidas sa siis neid asju kõiki kokku ajad. Šveitsi lennuvägi vist lõpetas mingi vaenlase lennuki jälitamise ära ükskord kell 8 õhtul, kuna neil said tööaeg läbi ja et aga no vist ikkagi ürgajast meil on sisse programmeeritud, et on konkurents. Et ja noh, ütleme inimese sükst elukaart vaadates, noh, me ikkagi selgelt alguses õpime, siis hakkame konkureerima ja noh, juba õppides õpetatakse konkureerima. Ja tegelikult ka noh, see konkureerimine on ju kõik, elukaaslase otsing, töö otsing, edasi naabrist parem ja ühesõnaga me ehitame enda peas kogu aeg mingit konkurentsi, kelle vastu siis alateadlikult me võrdleme ja vaatame, kuidas meil läheb. Kas see ei ole mitte ellujäämisinstinkt tegelikult? See võib olla see ja seal korreleerub hästi huvitavalt see, hiljuti kuulasin just vanadusest, et miks vanaduses inimesed on õnnelikumad, et see konkurents kaob ära. Sa enam ei pea konkureerima, sa saad lihtsalt olla see, nagu, mis sa tahad või kes sa tahad, aga me ei oska seda elu elada noorest peale. Ma arvan, et see liigub edasi, et nüüd peab kauem noor olema. Ja siin see nali on see, et kõigil on vaja 2 elu, et esimest elu selleks, et saada kogemusi ja teist selleks, et nende järgi elada. Eks. Aga ma tahtsin korraks öelda selle paindlikkuse kohta, et see ei ole minu meelest ka ainult nagu selle tööaja küsimus, et kui ma hakkasin oma teadustöö jaoks materjale koguma, see oli mingi 15 aastat tagasi, kus ma esimest korda lugesin sellisest asjast nagu ideosünkraatiline karjäär, ehk siis põhimõtteliselt nagu rätsepatööna inimese järgi õmmeldud. Ja toona need näited tulidki tegelikult teadmusvaldkonnast, kus oldi siis näpp peale saadud sellele, et kui mul nüüd läheb minema mingi väga oluline aju, eks mingi tippspetsialist, et siis see on tohutult kallis asi või noh, kaotus tegelikult organisatsioonilist, ta viib oma oskusteadmise kaasa, on ju. Et odavam on selle inimese käest küsida, et aga mida sina vajad, et sa ei läheks ära? Ja noh, siis see inimene võib-olla ütlebki, et jah, et ma tahan, ma ei tea, mis iganes rohkem vaba aega või hoopis seda asja uurida või arendada või muutke veidi mu töörolli. Nii et nagu igas mõttes paindlikkus on see, mida inimesed igatsevad. Ma tahan kaasa rääkida võib-olla töö sisu osas rohkem, ma tahan, ma ei tea, õppida neid asju, noh, ja asukoht ja kõik muu sinna juurde. Aga see on nagu selline laiem vaade, sest tihti muidu ju tootmises või ka haiglates juhid ütleks selle peale, et no mis paindlikkus? Meil on vahetustega töö, eks, või et siin on su töövorm, siin on reeglistik ja kütta, on ju. Nojah, see teatud valdkonnas sa pead pakkuma stabiilset teenust kogu aeg, eks ole, et seda ei ole võimalik ilmselt ainult freelancerit peale üles ehitada. Jah, nõus, aga noh, et ma arvan, et see on ka tulnud selleks, et jääda, et me selles väga muutlikus olustikus nagu näeksime uuesti inimest inimesena. No jah, aga noh, jällegi, et siin natuke diskussiooni ikkagi üleval hoida, et noh, väga paljudele noh, inimestele sobib ka distsipliin, eks ole, see sama 8-5, eks ole, sa lähed nagu ära ja mulle endale meeldib ka noh, väga selline regulaarne elu, et ärkad samal ajal lähed magama, samal ajal ärkad üles, eks ole, sa tead, et noh, selles mõttes, et noh, see paindlikkusel on tegelikult öeldakse, et oma hind, eks ole, noh, siis meil on üks teemade ring siin veel, et noh, kus need vaimse tervise probleemid kõik tulevad ja noh, et üks ilmselt põhjuseid, noh, siit võikski edasi krutida, ongi see sama paindlikkus. Sa või aju pidevalt töötab, sa pead pidevalt otsustama, noh, nii edasi, et rutiin tegelikult on üks ikkagi väga selge asi, mis teeb sul elamist nagu lihtsamaks. Ja kusjuures see on nagu üks natuke teise valdkonna näide, aga see on üks põhjus, miks selline klassikaline televisioon, mis tuleb nii-öelda telekast mingi saatekava jookseb, et miks see on vastu pidanud? Et võiks ju mõelda, et mul on Netflixid ja YouTube'id ja kõik ma võin vaadata igal ajal hetkel täpselt seda, mida ma tahan. Aga ei, inimestele meeldib, et kell 9 on AK uudised, sellepärast, et see aitab neile struktureerida päeva.
ja see on nagu osa rutiinist ja tegelikult see rutiin see teeb elamise lihtsamaks. Ja väga paljudel on see oluline, et nad ei taha võib-olla liiga palju valikut, sest iga valiku tegemine on ju meeletu koormus ajule. Iga valik on tegelikult koormus ja risk. No ja see on see tuntud Obama argument, et tal olid need sinised ülikonnad ja sama ülikond ja täpselt see, et sa hommikul peale hakka seda mõtlema, mida ma selga panen, eks ole. Hall T-särk, eks ole. Steve Jobs, et võtad sama pullover. Ja, aga see, ütleme, rutiinide teema võib-olla läheb ka lõpuks sinna, et me inimestena oleme sellised rütmilised, et looduses on rütmid ja meie ka toimime mingites rütmides, et see rütm võiks olla selle rutiini selline algvajadus. Aga mina, kes ma nüüd olen ka, ütleme siin viimased pea 20 aastat teinud sellist paindlikku elu või olen olnud iseenda tööandja ja siis vahepeal töötanud organisatsiooni teesi ja samal ajal ka oma asju kõrvalt tehes, et ma olengi paindlikult töötas, aga ma ei ütle, et see ei sisalda rutiine, et pigem lihtsalt see vastutus tuleb rohkem sulle endale, et sa nüüd pead olema veel parem iseenda juht. Ja samas, mis on selle väga rutiinse elu oht, kui me anname ennast ära ühe tööandja hoolde puhtalt, on see, et kui siis see asi otsa saab, siis ma olen täiesti maoli maas. Et neid lugusi nendest koondatud inimestest, kellele tuleb see nagu välk selgest taevast ja tema mingisugune loomupärane spontaansus, valmisolek õppida, valmisolek muutusteks on täiesti hangunud. Aga võt, siit mulle tulebki ikkagi üks probleemide ring nagu välja, et nii palju kui mina mäletan, kui ma olin noor, siis öeldi, et need, kellel on igav töö, on huvitavad hobid. Kellel on huvitav tööd, neid ei ole hobisid, eks ole, mõnes mõttes, et meil oli kuidagi see nagu jaotatud ja kui me nüüd ütleme, et kõik on nagu fluidum ja kõik käib, eks ole, need hobid ja kõik ja õhtuti on, et jah, sa talusid selle igava töö ära, eks ole, praegu ka, eks ole, sa tegid oma asja ära, siis läksid purjetasid või tegelesid aiandusega või sa vahetasid. Ja kui me nüüd ütleme, et me enam ei vaheta, või me ole seda sama struktuuri, eks ole, ma ikkagi üritan välja kangutada siin, eks ole, et sinu käest seda, et kus meil ikkagi need, kui me ütleme, et me järjest saame õnnelikumaks ja oleme järjest paindlikumad ja kõik läheb paremaks, eks ole, aga meil see vaimne tervis läheb järjest kehvemaks, et kus see ikka nagu tuleb, et üritame pidevalt nagu head teha enda. Üks, mida teadlased on, milles nad on ju koosmeelel, on see, et kõige enam mõjutab meie vaimset tervist ärkveloleku aeg, et kus me veedame valdava enamuse oma ärkveloleku ajast. Ja siis me ikkagi peame jõudma sinna, et võib-olla see ikkagi on tööl. Et kõik, mis tööl juhtub, ja eestlased ei ole seal õnne edetabelis kuigi kõrgel ikka veel. Ja. Et siis me peame vaatama, mis meil toimub seal töökohtadel. Kaasaja inimene ikkagi läheb üsna vastuvoolus üks jällegi evolutsioonilise programmeerimisega, et kus me olime grupis oli ja alla oli turvalisem, eks ole. Kui ma olen nüüd 47. korrusel 50 ruuduses korteris üksinda, suhtlen ainult sotsiaalmeedia vahendusel, toidu toob kuller kohale, väljas ei käi, siis pole ka ime, et tuleb vahepeal nagu raskeid mõtteid pähe. Mulle väga inspireeris raamatu Vaikuse mägi, mis räägib vist Kreeka Atmose kloostri elust. Ja siis nad räägivad seal, et kui paha mõte tuleb pähe, kõigil tuleb. Et see on paratamatu. Aga et mida siis teha, et kõigepealt proovi ignoreerida. Kui ignoreerida ei õnnestu, siis tee tööd. Võta kõblas ja mine kõpla natukene peenalt. Ja mulle tundub, et kohati see füüsiline töö, mis tegelikult inimese elus on olnud nagu läbi aja, eks ole, et kus mul on mingi fookus, ma tõmban siit umbrohu välja ja nii edasi, mis takistab rumala mõtte pidevat kordumist ja lõpuks selle juurdumist. Et seal nagu oli midagi väga huvitavat. See öeldaksegi, et kui tuua selline kaasaegne näide, et mida siis need Trumpi ideoloogid ütlevad, et miks neil seda tööstust seal USAs vaja on. Et kui sa Oren Kassi kuulad, siis Oren Kass ütleb, teed kahte asja. Esiteks on regionaalpoliitika. Et kui sa tahad, et sul oleks väljaspool linna ka elu, siis paratamatult sul on vaja need tööstusettevõtteid, kuna muid ettevõtteid seal väga ei ole, eks ole, see on ikkagi väga tööstusettevõtete, see loob sinna ümber, eks ole, sellise keskkonna. Ja teine asi ta ütleb, et eriti, mis on see meeste probleem, et neil on vaja sellist käelist tegevust või füüsilist tööd täpselt. Et väga paljud mehed ei suuda, eks ole, et istuda selle laua taga, nad tahavad midagi teha. Nad tahavad teha midagi oma kätega. Ja pakkuda nendele ja siis, kui neile seda võimalust ei ole, eks ole, siis nad tõmbavad ennast opioide täis ja nii edasi. Nii et tegelikult see asi on seal suhteliselt natuke smartim, kui me igapäevaselt võib-olla arvame. Väga paljud inimesed tahavad ka olla vabas õhus. Et tegelikult paljudele nagu meeldib isegi olgu või vihm või lumi, aga neile meeldib olla õues.
teha õues mingit tegevust, nad ei taha olla konditsioneeritud. Ikkagi see aednik ja mis nad on, et aednik ja joogainstruktor on kõige parem elukutse. Uurisin siis seda tööõnne valemit ja sealt tuligi välja, et üks asi, mida inimesed tahavad tänapäeval on ka see nii-öelda mammuti komponent ja ma tahan nagu tunda seda, mis siis valmis sai. Et on midagi, millega vahetult... See oli see, miks sa ütlesid, et koristajatele meeldib, sest nad näevad, et enne või pärast... Koristamine võib-olla see on autojuhtide motivatsioon, öeldakse ka samamoodi, et sa viisid asja ära, sa jõudsid kusagile ja tegid midagi. Aga kahjuks need, mis jällegi korduvad või lähevad sellisesse nagu luupi, et need ei ole nii sellised võimsa mõjuga kui see, et arhitekt ütleb, et ikkagi projekteerisin maja või tõesti harisin selle põllu lapikese siin üles, eks, et midagi sellist konkreetset, millega ma saan nagu suhestuda, et see ka kuidagi maandab meid või tekitab sellise tähenduse tunde. Aga teine, mis minu sellest uurimusest välja tuli, oli see, et me tahame ikkagi tunda, et kelle elu see nüüd paremaks tegi, et kloostrites ka, et kui me teeme kas või teistele süüa või see nii-öelda jagatud kasu või jagatud rõõm, et see on nagu nii suur asi ja ma näen inimese silmadest, mis nüüd siis muutus. Ja see on väga paljude töökohtade eripära täna, et kõik on nii abstraktne. Eile oli ka seal, oli HR Expo, suur personalimess ja siis kõik, kes messi alal väljas olid, tegid midagi virtuaalselt, pakuvad mingisugust, me teie andmed nüüd hoiustame ise, meie nüüd teie personalitöötajate, mis iganes koolitusvajadused analüüsime, see koosneb nagu siis see tänapäeva HR koosneb ka mingitest väikestest platvormidest ja teenustest, mis on tegelikult nii virtuaalne, abstraktne, seal ei ole nagu enam seda mammutit, et kes nüüd õnnelikuks sai või kus see kasusaaja on. Ja kolmas komponent, mis mul välja tuli, oli see, et inimesed tõesti ikkagi tahavad olla mina ise, et me oleme ka erinevad. Et kuni selleni välja, mis minu kogemus on, et kõik inimesed isegi ei pane sinna väärtuste toppi seda, et neil peab olema kõrge palk, vaid nad väärtustavad mingeid muid asju enam. Aga jah. Kui ma võtan korraks su ühest lausest kinni, et kelle elu see paremaks teeb, et see on väga huvitav koht ja see ei ole lahendus nagu kõigile maailma ettevõtete kasvu probleemile. Aga ma olen vaadanud väga mitmetel näidetel, kui startup näiteks saab aru fundamentaalselt, kelle elu see toode paremaks teeb versus startup, kus nõukogu ütleb, et nii, 100% kasvu järgmine aasta, ükskõik mis hinnaga. Et see viib väga erinevad tegevuskavani, ideede allikateni ja paratamatult, kui sa tabad ära selle, mis teeb paremaks ja fokusseerud täiesti sinna, siis seal on väga suurema tõenäosu kasvu allikas, kui hirmust tulenev 100% kasvu. Ma pean siin ikka väikse nagu vaidluse nagu üles võtma, eks ole, minu roll natukene, et ma hiljuti lugesin ka seda Alexander Karpi Technological Republic raamatut ja argument on tegelikult vana ja see argument läheb sinna, nii et kogu see startup maailm, ta teeb need sotsiaalmeedia äppe, mis tegelikult meie elu väga palju, eks ole, paremaks ei muuda või pigem, eks ole, jah, et nende jaoks, kes seda teevad, nende jaoks seal on missioonitunne, aga need, kes seda tarbivad. Ammu läinud, aga olgu peale. Aga vähemalt selline, eks ole, see oli vähemalt selle aasta raamat, eks ole. Aga ma ei tea, et osul enne see õigustuseks midagi öelda. Nüüd teevad startupid droone peamiselt ja kõike muud sinna juurde kuuluvad. Üldiselt see sektorid käivad paratamatult hype cyclites, et selgelt meil mõnda aega tagasi oli kliima hype cycle, meil praegu päris kindlasti teeme defense hype cycle'it, kui iPhone tuli välja, oli mobile apps only funds, 2 aasta pärast enam ei olnud, krüpto tuli välja, kõik olid krüptoinvestorid, enam ei ole, et jah, see maailm on väga palju laiem kui sotsiaalmeedia äpid oma olemuselt. Sellega kindlasti nõus. Aga kui nüüd ikkagi vaadata seda, et tulles tagasi selle algse teema püstituse juurde, et milline ettevõte on investori jaoks atraktiivsem või milline see ettevõte peaks olema just selle töökultuuri koha pealt, et ma ei tea, Tiina, kas sinu uuringud näitavad mingid seosed, et kui vaadata ettevõtted, kes on ärilised edukad, kes kasvavad, kelle turuväärtus kasvab, et kas sealt on mingi ühine nimetav, milline nende ettevõtete töökultuur või siis seesama kas seal on õnnelikud, kas seal on tööõnn on kõrgem või ei ole? See ei laiene kindlasti nagu kõikidele organisatsioonidele nagu selles mõttes, kes kasvavad, et siis see võrdub alati nagu selline hea organisatsiooni kultuur. Aga kindlasti on see selline võib-olla vaadelda pigem selles nagu kliendi rahulolu vaates, et see on ka selline kena ütlus, et me ei saa klienti õnnelikumaks teha, kui on meie töötajad. Või see on siis see mingi... et kui on õnnelikud kliendid, siis nad järelikult ostavad rohkem ja siis ettevõte kasvab.
ja siis järelikult, kui kliendid on õnnelikud, siis peavad olema ka töötajad õnnelikud, sest muidu ei saaks kliendid õnnelikud olla. No võtan võib-olla mingi lihtsama näite, et ma olen siin olnud mõnda aega tagasi abis ka Eesti külalislahkuse liidul, see on siis restoranid, hotellid ja seal ka võib-olla päris kõik ei ava, aga on suured mured, et see töökultuur ei ole kuigi tervislik seal, et kuni selleni välja, et teenindajatel pole endal aega süüa ja siis lasevad seal tihti väga õhutus kuumas keskkonnas ja nii edasi ja kuidas need palgad ja asjad ja kõik see ebakindlus on ju. Aga kui te ise olete ka restoranis käinud, ma ei tea, kuidas te vaatate sellele näiteks, et te näete, et neil on omavahel väga hea selline õhustik seal, pluss kui restoran hakkab juba kinni minema, sest nad katavad oma töötajate laua ja nemad ka einestavad. Et ma ei tea, mul läheb alati nagu südamelt soojaks, sest mul tuleb hea tunne ja ma tahan oma rahaga sinna jätta, sest ma saan aru, et see on õiglane kaubandus. Mina siin muidugi ütleks kohe vahele, et minu arvates see peakski, see on ainus võimalus, on inimlikkus, eks ole, ja meie probleem on see, et miks me oleme inimlikkus üldse nagu organisatsioonidest välja tõstnud, eks ole, mõtled, eks ole, miks sa töö juures või väga lihtne näide, et miks sa töö juures käitud nii palju teistmoodi kui perekonnas või midagi taolist, et miks me arvame, et me töö juures peaksime hoopis midagi muud tegema, see on ka üks väga suur nagu küsimus, et me peame mingeid reegleid täitma, mis totaalselt inimlikkusega või normaalsemaga mingi käitumisega nagu kokku ei lähe. Ma olin hiljuti just käisin Dublinis Iirimaal ja mul olid ka kolm juba kolm last kaasas, 2 on täiskasvanud, 1 on veel kooliealine. Me ei läinud ühegi perepileti definitsiooni järgi, aga nad nägid meid, ütlesid, et keegi tekitanud probleemi. Ja pärast isegi tütar lasti sisse, ütles, mu vennad on seal ees, eks ole, keegi tekitanud probleemi, see oli nii soe ja inimlik. Ja see peakski kogu aeg nii olema, eks ole, miks me teistmoodi arvame. Miks me näiteks Eestis, eks ole, ma arvan, üks raudselt peetud kinni reeglitest, keegi oleks seal öelnud, kes seal on, eks ole, vaadanud seda juhendit, öelnud, et ei lähe pere sellega kokku, sellepärast et aga su küsimuse kohta, et see kultuur vaatab tegelikult kohe esimeselt kohtumiselt või kõnelt vastu. Ja kui näiteks kohtud nagu startupiga, seal on tavaliselt 3-4 inimest, kohe esimesed märgid, kas üks inimene räägib kogu eetri täis või tegelikult ollakse nagu tiim, kus igaüks võtab sõna, räägib, ollakse nagu üks meeskond. Kas sulle üritatakse nagu surnuks rääkida, kõik asjad ära seletada ka ilmselge elevant toas või käitutakse nagu partner? Jah, see on probleem. See me ei tea, kuidas lahendada. Me otsime investorit, kes aitaks meil seda teist kolmandat lahendada. Et kas ollakse nagu võrdsed laua taga, tullakse müüma, tullakse raha küsima. Need on täiesti erineva kultuuri väljendused, mis tegelikult seal organisatsiooni sees elavad. Ja sealt saab juba nagu tegelikult väga suured võtmed kätte, kust nagu seda kultuuri või ettevõtet edasi uurida. Ma olen aru saanud, et startupi investorite jaoks on ülioluline minimeerida seda riski, et ettevõttes hakkab midagi hapuks minema ja sa ei saa sellest teada. Ehk et see läbipaistvus, et sa saad olla kindel, et kui asjad paistavad, siis nad on ka, et midagi ei ole kuskile vaiva alla ära peidetud, eks ole. Jah, see üks element on kindlasti, et tuvastada, kas see kultuur seda toetab, aga teine sõltub väga palju investorist. Et kui sa lood sellise suhte, kus ära mulle halbu uudiseid too, siis ega sa ei kuule ka. Ja kui sa oled valmis esimesena mõistvalt, arusaadavalt nagu halbade uudistega tegelema, siis sa oled ka esimene, kes nendest kuuleb, sest sa oled tõenäoliselt kõige abivalmi. Et see on ka koht, kus tegelikult väga palju omanikud, investorid, nõukogu kujundavad kultuuri lisaks juurde. Aga võib-olla me räägime palju kultuurist, et see võib tunduda ka selline abstraktne termin, et ma olen siin mõnda aega mõelnud sellise asja üle, et eksisteerib tööõnn, aga eksisteerib ka selline võltspositiivsus. Et vahel me näeme, ma olen ise kunagi läinud appi sellisele startupile Eestis, mille juured ulatusid Londonisse ja siis ma läksin sinna tuppa sisse ja vaatan, et päris hea, et nagu kõik nagu siuke klassikaline moodne puuviljavagnad tuuakse ustele vastu, iga töötaja kohta on 1,5 massööri. Aga millegipärast siis hakates seda uuringut seal tegema, selgus, et töötajad on ülimalt rahulolematud. Ja õige pea selgus, et need väärtused, mis need seinal olid hoopis Netflixilt kopeeritud. Et vahel on ka see, et see jääb just kui mulje, et meil on need linnukased täidetud, aga sisuliselt tegelikult nagu seda tööd ei toimu. Et sisuliselt kedagi ei huvita. Üks-ühtes juhtide ja töötajate vahel ei ole. Strateegiasse pole inimesed kaasatud näiteks, eks Reaalsus on see, et väga tihti ettevõtte väärtused on juhi väärtused. Ükskõik, mis sinna seina peale kirjutatud on.
täitsa alguses on võib-olla nagu väga raske seina peale midagi kirjutada. See võib olla püüdlus, mille poole me püüdleme, mida me tahame teha, parimal juhul seda suudetakse järgida. Aga vahel ka öeldakse, et ärge defineerige väärtusi, sellepärast, et saadav kahju sellest, et te neid ei järgi, on suurem kui väga väike tõenäosus, et suudate neid järgida. No see on see kuulus Trompenaarsi nali, et kui ta läheb ettevõttes ja näeb seina peal väärtusi, siis ta teab täpselt, millest sellel ettevõttel puudus on. Siin on need väärtused, need on need, millest meil puudus on. See on sellepärast, nad peavadki seda defineerima. Ma olen käinud ka Eestis ühes hästi suures ettevõttes, kus ma küsin töötaja käest, et millega te, minu lemmikküsimus, et millega te maailma paremaks muudate või tänu teile juhtub mis, siis nad vaatavad mind alt kolme, ütlevad, me tahame pensionile jõuda. Ja jumala siiralt, et hoolimata sellest, et tegelikult väga kena valdkond või väga oluline, aga jah, see ei olnud nendeni kohale jõudnud, nad ootasid oma pensionit. Aga see kultuur siiski, kui ta on nagu toimib, ta on hästi defineeritud, siis see on nagu väga tugev abimees näiteks nagu värbamisel. Ja mõnikord võtab meil Karmas, ma arvan, et me hakkasime seda selgemini paika saama peale 7 aastat, et kui sa oled aru saanud, kes sa nagu selle grupina oled. Ja peale seda värbamised, laienemine, investeerimine, meil selgitada ennast kui investorit, kes me oleme, on väga palju lihtsam, et on teada, et keda või mida on oodata. No ma pean ikka siit kultuuri pealt edasi kruttima, et siis jääb nagu mulje, et meil on ainult üks kultuuri definitsioon, võib-olla jääb siit nagu kõlama, et väga selline pehme ja sõbralik kultuur, aga teistpidi võiks küsida, et kas on siis universaalne, väga karm ja edasipüüdlik kultuur võib ka ju töötada või? Tesla. Mina ütlen, kõik on kultuur. Ka see, kui sa ei hooli inimestest, see on ka sinu kultuur mingis mõttes, see on sinu väärtussüsteem, millest sa nagu lähtud, aga selles mõttes olen jälle Margusega päri, et mida selgem, arusaadavam ja ühtlasem kultuur, et see, mida me tunneme sees, paistab ka välja ja see, mis paistab välja, on tegelikult ka sees. See tõmbab ligi õigemaid inimesi, ehk selle organisatsioonil on lihtsam kasvada, sinna on juurdevool teadmiste pühendunud inimeste näol, et igal juhul see on nagu elujõud. Vahel, ja seda ma olen näinud Eestis, juhtub selline asi, et tegelikult see kriis või murrang on ära olnud ja asjad on juba kokku kukkunud, aga seinad on veel püsti, et veel on väljas mulje, et nagu see asi justkui töötaks, see on nagu see läbipõlemise definitsioon, et maja seinad on püsti, aga seest on ammu kõik nagu tuhk, eks. Et jääb nagu mulje, et justkui on edukas, aga tegelikult asjad enam ei tööta, et No see nii-öelda antikultuur või siis ma ei tea, kuidas seda nimetada, Tesla puhul ka, et ma siin just kellegiga üks päev arutasin selle üle, et inimene, kes täna Teslasse tööle läheb, kui ta on lugenud kõiki neid lugusid, kuidas nii-öelda tehase põrandal ööbitakse, et õigel ajal asi käiku, et see on ju kultuur, ta läheb sinna, ta teab, kuhu ta läheb. Et kui talle see ei sobi, miks ta läheb siis sinna, et järelikult ainult sellised inimesed, kellele see sobib, kes tahavad ka nii-öelda hullu panna, lähevad sinna. Ja see on vägagi tugev kultuur ja selles on midagi halba, eks ole, et ta selline on. No jaa, aga vaat inimestel on ka elus faasid või nagu see elu ongi sinu soidne, et kunagi töötasin ProExpertis, me kirjutasime raamatu nendele nagu sellest, nad olid ju ka üks Eesti esimesi ägedaid startup ja tegid suuri asju, magasid ka vaiba sisse keeratuna seal kuskil keldris nii-öelda, aga see oli see aeg ja see sobis siis ja joodigi konjakit ja progeti edasi, aga siis inimesed kasvavad sellest välja ja tulevad teised ajad. Mingid muud asjad, ma arvan. Kui ma ei eksi, järsku Raul Rebane vist ütles Gert Kanteri näitel, et igal inimesel on 15 aastat. Spordis hiljem alustad, loomulikult mitte lõputult hiljem, aga hiljem alustad, sul on ikka 15 aastat. Alustad nagu 5-aastaselt, sul on ikka 15 aastat. Et see on see inimese nagu high performance aeg. Ja ma arvan, et kui enamus nagu mõtlevad oma karjääril, eks ole, kus ikka täisleegiga laul käis, et ta on siukene teatud periood, kus edasi, kogemust palju, kõik nii edasi, aga see intensiivsus enam nagu ei ole see. Ja see kultuuri sobivus nii-öelda, et praegu ma olen etapis, kus ma võin selle tehase põrandal magada, eks ole, võib-olla 10 aastat hiljem enam ei ole ja see pole enam sinu jaoks õige, et igal asjal oma aeg ja koht. Mina oleks natukene ikkagi, selle koha peal ma oleks nagu liberaalsem, ma hiljuti lugesin sellist asja, mis seletas siis Cézanne'i ja Picasso vahet.
ja ta seletas siis niimoodi, et et see sajand tegi sellist experimental innovation'it, eksperimentaalset innovatsiooni ja see teeb väga kaua aega, et sa jõuad oma tipuni, et tema jõudis oma tipuni elu ja lõpus, et ta kogu aeg joonistas, eks ole, mis oli see Saint Victoire või mis tal see mägi oli. Aga et ütleme, et Picassol oli kontseptuaalne innovatsioon ja tema, eks ole, jõudis oma tipuni suhteliselt nagu vara. Et see ikkagi sõltub, et ma arvan, et mida sa teed või mis tüüpi inimene sa oled, et ma arvan, et see 15 aastat ei ole küll kusagil nagu piirang või Frank Lloyd Wright või midagi taolist. Ma keerasin ühe vindi veel peale, et Jaapanis oli kunstnik Hokusai, kes joonistas neid laineid ja tema parim lainepilt sündis siis, kui ta oli 98 aastane, nii et mõnes valdkonnas läheb. See on see experimental innovation, et sa pidevalt teed või täiustad. Hästi palju ja mitte tootlikku tööd ka. Et see, kui näiteks 90-aastaselt tõmbad ühe kriipsu, eks ole, terve aasta jooksul ja see on see täiuslik laine, on ju, et siis sellega kõik ju hästi. Seda küll, jah. Aga kui see Jaapani juba jutuks tõid ja meil on see töökultuuri teema, siis mul oli üks klient teadusvaldkonnas töötab ja siis ta käiski residentuuris Jaapanis ja väga põnev teema, mida ta uurib seal merebioloogia, eks ju. Ja siis juhendaja oli talle natukese aja siis koostöötamise järel öelnud, et mul on üks mure ja jaapanlased ei ole ju nii otseütlejad, et ta pidi ennast kõvasti koguma, kui ta siis avaldas muret, et vähe teete tööd. Ja tema mõte oli see, et ta peaks ikkagi magama töö juures. Mitte minema ööseks koju. Aga meil on siin ikkagi liiga palju lugusid ka, et näiteks USA kriitika on ka selline, et öeldakse, et USA tootlikkus on väga palju parem kui Euroopas, aga mida sa siis teed, sa võtad toodangu, jagad need töötundidega, öeldakse, et USAs on kõik see, ütleme, et immigrantide töötunnid lugemata, et seal on väga palju tööd, mis tegelikult üldse sinna nagu nimetajasse arvesse ei lähe, et see USA tootlikkus ei ole sugugi tegelikult nii hea. Et kui me jõuame selle kultuuri juurde, et näide see, et Ameerikas tehakse väga palju tootlikult tööd, ilmselt väga palju tööd tehakse, aga kas nii tootlikult, see ei ole sugugi kindel. Ka USA Statistikaamet paneb mööda nagu meiegi. Veel rohkem kui meil võib-olla, jah. Aga mida siis, kui nüüd otsi hakata kokku tõmbama, et jällegi, kui keegi tahab mingisse ettevõttesse, olgu see siis börsiettevõtte või lausa riskikapitalina panna raha ja mõtleb, et kas see ettevõte suudab kasvada, kas ta suudab turu keskmist ületada, kas ta suudab olla nii-öelda teistest parem selles valdkonnas, et mis sellised asjad on, mida nagu väljaspoolt saaks vaadata või millele tähelepanu pöörata või ma ei tea, kas peaks minema mingi töötajaga. Ma ei tea, kui ma tahan Nvidiasse investeerida, ma peaks mõne Nvidia töötajaga intervjuu tegema, kuidas teil seal tegelikult siis asi käib või kus seda nagu teada saab või mis sellised märgid on, mis nagu võiks välja paista? Ja proovid kandideerida sinna näiteks vari salakandideerimine. Meil ikkagi see sõna siin väga tugevalt kõlama, et arusaadav kultuur, arusaadav väärtused, et kas sa saad aru, et mida see ettevõte teeb ja kas see on töötajate juures ka, et sa ilmselt tajud selle ära, et see minu arvates ikkagi väga tugevasti meil siin täna kõlama. Tesla puhul on see missioon ikkagi väga selgelt olemas, ma ei tea, Nvidia puhul nii täpselt ei tea, Novo Nordiski puhul on ka väga selge maailma paremaks muud, kui hakkad niimoodi üksikuid suuri börsistaare vaatama, mis nad seal teevad, Apple ja Microsoft ja teised, eks ole, et ega nad keegi nagu maailma halvemaks ei tee, eks ole. Aga kas see mõte on täiesti naiivne ja rumal, et investeerime peaks nendesse valdkondadesse, millesse ise ka usud või mis sind ennast kõnetavad või mis päriselt maailma paremaks muudavad? Siis vist võib-olla ei saa seda investeeringut tagasi alati, aga... Ja kas see on halb? See tuvastamine on ikkagi väga raske ja väga erinev, et startupi puhul see alguse kultuuri heitlikkus on ju väga suur, et 3 inimesena tiim ja võtab 4. juurde, kultuur on juba natuke teistmoodi, eks ole. Aga kindlasti saab aimu nagu, saab vestelda, saab ette kujutada või saab uurida, mis nagu varasemates töökohtades on tehtud. Suurettevõtete puhul ju väga keeruline, et siin Euroopas natuke see ESG ja see social pool seal raportid nagu võiksid nagu midagi välja tuua, aga kas selle põhjal tegelikult nagu saab ka seda kultuuri olemust kätte on ääretult keeruline, et see küsimus jääb nagu väga suure pähklina üles. Mul on üks selline mõõdik pakkuda veel, ma ei tea, kui üks väline inimene selle kätte saab, organisatsiooni sisse minnes mina alati saan selle kätte sellise sotsiomeetria näol, et kui palju on selline, nagu startupis võib-olla keeruline, aga juba nagu toimivas ettevõttes, et kui lai on siis staažidiapasoon.
ehk et tuleb välja nii, et elujõulisemad on need organisatsioonid, kus on inimesi, kes on peaaegu umbes algusaegadest ja tulnud läbi paksust ja vedelest ja ikka veel seal, et meil on mingi kvintessents või mingi hea... Ja siis on värsket verd ka. Ja meil tuleb uusi peale, et mida laiem on see diapasoon, seda elujõulisem on organisatsioon. See on küll hea point, ja see midagi tõesti näitab, sellepärast, et kui seal on nagu ei ole, on väga ühte poole kaldu, siis on midagi võib-olla valesti. Ja siis ma olen vahel, kui ma teen seda sotsiomeetrit, ma avastan ka mingisugused augud, et siis on need näiteks seda staaži üldse ei ole ja tuleb välja, et seal olidki mingid kriisid, mingid raskused, paljud lahkusid, aga see on et pigem jah see, et on siis noori ja on nagu pikaaegseid tegijaid, on elujõud. Meie portfellis on väga tugev indikatsioon, mis ma nagu vestluse alguse poole ka ütlesin, on pühendumusuuringud, et mis nagu pidevalt jooksevad. Ja ma tean kohe juba ära startupide järgi, et kõlab tobedalt, aga kui on siuke 8,0, 8,2 on üldiselt kõik asjad nagu pigem hästi. 8,6, 8,7 tehakse liiga palju juba. Et see on ka risk, et kus on nagu midagi on natuke märga. 7,7, siin on probleem. Me peame vaatama, mis siin nüüd nagu täpselt toimub, mis juhtimises ilmselt ikkagi valesti on. Et samas see info pole avalik ja seda nii-öelda avaliku ettevõtte puhul investeerimisel aga väga raske. Kas sellega nõustud, et see oleks ka üks indikaator, et kas üldse mõõdetakse selliseid asju, et mis on need pühendumusuuringud, sest osad on nagu teevad seda väga linnukese pärast või et seda ei võetagi, et või öeldakse ka, et jah, mingid rahulolu-uuringuid tehakse, aga kas midagi ei muutu? Jah, kui juhid ei oska seda küsida, ei oska seda kasutada, siis see on kindlasti ka märk. Aga see võib olla ka märk kogemuse puudusest ja seda on võimalik nagu õppida, seda on võimalik nagu arendada. Ehk et tegelikult elujõud on ju see, et ma üldse tahan tagasisidet saada ka juhtgrupina, et kuidas meil läheb ja kas meie juhtidena oleme arusaadavad, kas suund on selge. Ehk et kui selliseid töövahendeid ei kasutata, siis see mulle oleks pigem selline punane lipp. Ja klassikaliselt, kui me tahame olla ettevõtte, kus kõik on ju niikuinii hästi ja need numbrid hakkavad minema kollasesse või punasesse, siis on esimene asi, mis nagu lõpetatakse. Mille teostamine lõpetatakse. Üks indikaator veel on tegelikult kliendi teenindus ehk, et sa ütlesid, et võiks tööle kandideerida, tegelikult hakka selle ettevõtte kliendiks ja suure ettevõtete puhul võib-olla seal annab vähem tunda, aga mina isiklikult olen ikkagi päris mitme poe ja päris mitme restorani lõppu üsna täpselt ette ennustanud tänu kliendi kogemusele, et kui ma vaatan, et kui see kliendi teenindus on selline, et selline ettevõte, see ei ole võimalik, et see kaua kestab. Teine asi muidugi on tööjõu voolavus ka, et see on ka ikka pigem nagu indikaator, kui see on väga kõrge, see võib-olla mingid muud põhjused, et ärimudel on selline, eks ole, nagu võib-olla restoran, aga see liiga hea märk ei ole. Nii, aga suur tänu kuulajatele, suur tänu saatekülalistele. Täna olid siin stuudios tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa ja Karma VC investeerimisettevõtte juht Margus Uudam ja kaassaatejuhid Anno Lindberg KPMG Eestist ja Ando Sinisalu ja KPMG Estonia. Selle saate teeni tõi, aitäh kõigile!